Riigikogu riigieelarve kontrollikomisjon kuulas ära presidendi kantselei ja rahandusministeeriumi esindajad seoses kantselei rahastamise ja seaduste allkirjastamise väidetava kauplemisega. Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on süüdistused võimuga kauplemises tõsised ning komisjon jätkab toimunu uurimist. Rahandusminister Mart Võrklaev rääkis komisjoni istungil, et presidendi sisenõunik Toomas Sildam helistas talle 19. mai õhtul. Enne seda oli Võrklaev saanud presidendi kantseleit rahataotluse. Toomas Sildam esitas 4 päeva hiljem, rääkis kiireloomulistest eelnõudest Riigikogus ja muuhulgas sellest, et presidendi kantselei on küsinud raha ja et sellega on neil samamoodi kiire, täpselt sõnastusi ma ei mäleta. Minu vastustel oli see, et eelnõudega, mis olid selleks hetkeks juba Riigikogus või Riigikokku mõned minemas, need ei olnud maksueelnõud, et nendega tegeleb ikkagi Riigikogus fraktsiooni juht. Rahandusminister ütles, et informeeris sellest kõnest presidendi kantselei direktorit, kellega oli suhelnud kantselei lisaraha teemal. Mina lõpetasin selle teema enda jaoks siis ära, sest mina olin enda arvates käitunud korrektselt ja teavitanud ka siis seda osapoolt, kes nendel teemadel minuga vestles. Presidendi kantselei direktor Peep Jahilo ütles, et eelnõudega kauplemist olnud ei ole ning tegu võis olla kommunikatsiooniprobleemiga, sest vestlused ministri ja kantsleriga olid mitteametlikus vormis. Kus võib kasutada erinevatest laadi väljendusi ja tõenäoliselt ei kasutada väga formaalset keelepruuki, millest võis keegi välja lugeda selle lõõpimisi või musta huumoriga vürtsitatud vestlusest, et tegemist on millegi tõsisega. Mis Toomas Sildamist saab ja kas ta jätkab presidendi nõunikuna? See on küsimus pigem talle, aga praegu ta jätkab. Riigikontrolör Janar Holm tegi komisjonis ettepaneku muuta põhiseaduslike institutsioonide ehk siis presidendi, õiguskantsleri, riigikontrolöri ja Riigikogu kantselei rahastamist nii, et selle üle otsustaks Riigikogu ja mitte valitsus nagu praegu. Ma arvan, et tuleks nüüd ka selle näite puhul jõuda selleni, et oleks võimalik välistada ajalisi kokkusattumusi ja muljeid ja tundeid, siis paneks selle otsustusõigusi sinna, kus ta olema peab. Riigikogu riigieelarve kontrollikomisjoni esimees Urmas Reinsalu sõnul peab komisjon presidendi kantselei rahastamise ümber toimunu uurimist jätkama, sest nii presidendi kantselei esindajad kui ka rahandusminister jäid oma varasemate seisukohtade juurde. Komisjonil tuleb selgitada, kas tegu oli katsega kaubelda seaduste väljakuulutamisega ning miks jõudis skandaal avalikkuse ette augustis ja mitte kevadel, kui jutuajamised toimusid. Ma arvan, et siin on väga tõsiseid asju õhus, kõik asjaosalised ühinesid, see on väga tõsised süüdistused ja selles loogikas ei ole võimalust jääda poole teele. Ja jätkame stuudios riigikontrolör Janar Holmiga. Tere õhtust. Tere õhtust. No te osalesite täna sellel komisjoni istungil. Mis mulje teile siis jäi? Kas tegemist oli Toomas Sildami sellise kehvasti välja kukkunud naljaga või tõesti mõjutamiskatsega, et presidendi kantseleile raha saada? Ei mina, aga keegi riigikontrollist selle vestluse juures Kapo peahoones ei olnud, nii et ma ei tahaks siin lisada muljeid või tundeid, mis tundub selles vaidluses peamisel kohal. Et eks seda peavad asjaosalised ise selgitama, mis täpselt toimus ja Riigikogus töötab komisjon sellega ja ma loodan, et järgmisel korral, kui asjaosalised ise sinna tulevad, saavad nad seda selgitada. Kui tõsise korruptsiooniriskina te tegelikult selliste põhiseaduslike institutsioonide rahalist sõltuvust täitevvõimust tajute? Ma arvan, et sõltumatud põhiseaduslikud institutsioonid ei saa sõltuda valitsusest ja see ei ole minu seisukoht. Me oleme sellel teemal palju kordi rääkinud Riigikohtu esimehe, õiguskantsleri, Vabariigi presidendi kantselei juhi ja Riigikogu kantselei juhiga, et see on meie hinnangul probleem, et ei ole võimalik ette kujutada olukorda, kus on võimalik sõltumatult töötada, olles siis sõltuvuses valitsuse otsustest. Seetõttu on ka meil ettepanek, et mida minu meelest see antud juhtum toetab, viia see otsustusõigus sinna, kuhu ta peaks kuuluma. Ehk Riigikogu peaks olema see, kes põhiseaduslike institutsioonide eelarvele otsustab. Iroonilisel kombel kontrollite teie rahandusministeeriumi ja samal ajal peate oma kantselei toimimiseks rahandusministrilt raha saama. Minu meelest see on suurepärane näide sellest rollikonfliktis, kus tõepoolest Riigikontroll igal aastal küsib ja peab seletama oma rahavajadust Rahandusministeeriumile, siis samal ajal
ise seda auditeerides, et ma arvan, et sellise tavapärases olukorras tundub ta tõesti sellise korruptiivsena, aga selline lahendus on meil seaduses sisse kirjutatud. No sellest on aastaid räägitud, põhiseaduslike institutsioonide sõltuvus täitevvõimust ei tule uudisena selle skandaali valguses ja ometi ei ole see mitte kuhugi jõudnud. Mida selleks siis nüüd tegelikult tegema peaks? On meil vaja seaduseid muuta? Piisab siin lihtsalt poliitilisest tahtest, et tegelikult see asi päriselt ära lahendada? Mina usun, et see valmidus selle üle otsustada on praegu olemas. Et kui lugeda kas või rahandusministri enda partei valimisprogrammi peatüki kindlates kätes demokraatia, on see selgelt kirjas, et põhiseaduslike institutsioonide eelarvet peaks otsustama Riigikogu, et vältida siis sõltuvust valitsusest. See sõltuvus on selline sissekirjutus, seda nähakse probleemina ja ma usun, et see tahtmine on olemas. Täna istungil kinnitas ka Eesti 200 seda, et nad on valmis seda arutama ja ka sotsiaaldemokraadid on sellest rääkinud, kui rääkida koalitsioonist, aga kindlasti on ka opositsioonis neid, kes leiavad, et see oleks mõistlik ja see otsustuskoht peaks olema Riigikogus. Loodame, et 2 aasta pärast ei ole järgmist skandaali, mis meid selle teema juurde toob ja et see on vahepeal siis tõesti ära lahendatud. Ma loodan ka. Aitäh teile nende kommentaaride eest!